Number 1. Ma ei näe siit välja. Ma olen lihtsalt armsalt rasvane. Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja ma sõin just ära ühe lehe lehtainast. Nagu mitte terve selle paki, vaid vaata pakis on 3-4 lehte ja ma sõin nagu ühe selle lehe ära. Aga selle tasakaalustamiseks on mulle otseses mõttes väikene üllatus. Kuna 3 on kohtuseadus, siis ma avan täna 5 muna. Ja ma ei ava mitte lihtsalt muna, et nüüd oleks mingi muna avatud, vaid muna ma avan nii, et ma panen nagu ennustused ka nendele munadele. Ja ma annan nagu 5 ennustust, mis siin... Kui midagigi läheb nagu täkkesse, siis ma saan nagu punkti. Minu esimene ennustus on midagi oravaga. Orav hoiab südant mingi käes või midagi niimoodi. Midagi kummitusega. Oota, ma panen oma ennustaja mingit seda ennustus, sellist vahendit, mis nagu mind aitaks. See on minu ennustus ehe. 3. ennustus. Robot. Mingi roheline sõiduvahend. Ratas või auto. Ja 1 veel. Hamburger, baby. Ühesõnaga, südamega orav, kummitus, robot, roheline auto või jalgratas, hamburger. Muna number 1. Kumba sina teeksid? Kas sa avaksid enne mänguasja? Või sööksid kohe sellel maiustusele? Mul on lihtsalt sellest lehtaeglast nagu siuke vunk sees, et ma pean nüüd natukene magusid peale sööma. Päike. Kurat, jänes raisk. Väga jõhker jänes. Täiesti mööda on läinud see asi praegu. Oot. Need on rasvakriidita jalad. Jalad ja käed on rasvakriidid. Arvan, et on mänguasi. No way, ma saan salakirja kirjutada. Palun väga. Minu allkiri. Esimene ennustus on läinud aia taha. Järgmine muna. Tegemist on sõiduvahendiga. Roheline. Sees oli selline hunnik tükke. 1 ennustus on täide läinud. Roheline sõiduk. 3. muna. Minion. 3-st 1 õige. 4. muna. Sinine sõiduk klipsudega. Kui su näiteks näpp on vahel nagu liiga raske kaasas kanda, siis sa saad enda näppu võtta nagu talle oma transpordi, et saad nagu ühest kohast selle käega nagu liikuda, et siin tundub see asja iva nagu olevat selle mängu juures. Viimane muna, mul on põhimõtteliselt läinud praegu 4-st 2 täkkesse läinud nende transpordivahenditega. See on otsustav punkt. Kas tõesti roosa orav südamega? Lehekene näitab, et see peaks nagu niimoodi nagu vist lendama või nii. Loomulikult proovime selle järgi. No see mäng on täielik läbikukkumine, sest et ma võin sama hästi nagu mingit paberilehtega õhku lennutada. Ma sain 2 punkti 5. Nüüd on ainult räigelt seda šoksi nagu alles. Ma vastan mõndadele enda vaatajate küsimustele. See on ka äkki nagu huvitav. Allu 1123K küsis, kas sa olid superstaar? Ja ma arvan, et see küsimus tähendab siis, et kas ma olin seal staari saates. Ja 2007 aastal ma olin superstaari saates, see oli kõige esimene hooaeg ja ma olin seal saates ja ma olin finaalis. Ma loen praegu endal Instagrami neid sõnumeid. Ja siis Karolina Suvi saatis mulle pildi nendest popcornidest ja ta ütles, et ta tegi samamoodi. Kuna ma ühes selles teksade videos tegin seda popcorni ja siis ma ütlesin, et oleks pidanud nagu soola võid panema rohkem ja tema pani rohkem ja ta ütles, et nii tuli väga hea. Nii et siis ta saatis mulle selle popcorni pildi, see on nii tore. See tuleb YouTube'i kommentaaridest. Hektor kirjutab, milline näeb välja sinu argipäev? Kui ma ütlen ausalt, siis minul ei ole vahet, kas mul on argipäev või mul on nädalavahetus. Ma olen ise enda tööandja, mul on väike ettevõte, kus ma teen tellimustöid videosi ja kui minu töö on, siis ma kas lähen kokku lepitud ajal midagi filmima või on mingi juba olemasolevast materjalist ma midagi monteerin või ma monteerin kokku või ma ajan asja või see on nii, kuidas ma nagu ise sätin teen ja ma teen ka lapsehoidmistööd.
sest see mulle meeldib, ma ei tunne, et see mul oleks nagu töö. Minu iga päev näeb välja nii. Ma ärkan ülesse, esimese asjana kohe endal siuksed mõned asjad, et ennast päevaks nagu häälestuda. Ma kirjutan natukene, mul on kindlad asjad, mida ma üles kirjutan, et ennast nagu häälestada päevaks. Siis vahel ma teen harjutusi hommikul ja siis ma käin pesemas, söön ja lähen oma päevaga nagu edasi. Apple Club küsib, miks sa nii lahe oled? Ma arvan, et ma olen lahe, sest et ma arvan, et ma olen lahe. Ma arvan sellepärast nagu. Kristiina küsib, keda sa YouTuberitest jälgid ning kes on su lemmikud? Kõige esimene YouTuber, see võis olla 7 aastat tagasi. Ma pean ütlema, et ma vaatan iga päev YouTube'i. Ma vaatan võib-olla isegi enamuse osa oma päevast YouTube'i. Ma olen juba leppinud, et total crazy. Minu esimene YouTuber, keda ma niimoodi pidevalt jälgisin, oli Philip DeFranco. Philip DeFranco tegi algul siukest oma toas, siukest uudistele oma nagu mitte seisukoha, või oma nägemuse nagu rääkimist. Mulle nagu väga meeldis see, kuidas ta räägib, mulle nagu seda stiili meeldib. Nüüd ma enam Philip DeFrancot nii väga ei vaata, aga mida ma olen 6 aastat järjest iga päev vaadanud on The Shake Tarts. See on nagu minu number 1. Mul on praegu kõige lemmikum Mamrie Hart ja mulle meeldib muidugi Grace Helbig, Hannah Hart, PewDiePie ma vaatan iga päev, Cutie Pie, Miranda Singsi, Superwomanit, Gigi Gorgeousit. Mis on su lemmiktoit, küsib Kari-Liis. Suvel on lemmiktoit toores lõhe. Talvel on mul ilmselt mingi pajaroog. Või ka hautis, see hautis, mis ma tegin oma sünnipäevaks. Ma arvan, et see on mu lemmiktoit. Kaartis Kertu küsib, mis tähtkujus sa oled? Ma olen kaalud. Mis on su lemmikvärv? Türkis sinine. Kas sa kasutad Snapchati? Ma tõmbasin endal selle Snapchati äppi, aga ma ei tea, kuidas seda kasutada. Video Girl küsib, kui vana sa oled ja on sul lapsi? Ma olen 25 ja mul ei ole lapsi. Issand. Ma pole seda kunagi pidanud ütlema. Imelik tunne. Berit Hiie küsib, kas sul on pluss või miinus klaasid prillidel? Kas sul on olnud pikki juukseid? Tahaksid juuksed pikaks kasvatada? Minul on prillidel miinus ja mul on mingi -4. Mul on olnud enam-vähem pikad juuksed ja ma ei tea, mul nagu vahet ei ole. Ma vanasti lõikasin need kogu aeg lühikeseks. Korra kasvatasin pikaks, mul on nagu täiesti ükskõik. Kombo küsib, kuidas su näonahk nii perfektne on? Tal on veel küsimusi. Mul on tõesti väga hea näonahk nagu. No vahel on punne, aga iga näonahk on nagu erinev, tõesti. Minu näonahk on niimoodi, et ma tohin seda pesta hommikuti. Kui ma pesen õhtuti, siis mul on hommikuks vinnid. Ja ma olen mitu korda seda proovinud, ma ei saa õhtuti enda nägu puhastada. Ma arvan, see on mingi taseme, mingi muutus, et ma ei tohigi väga nagu seda puhastada. Kas sa kasutad selleks mingeid näonaha hooldustooteid? Ma ei kasuta mitte ühtegi toodet oma näole peale tavalise kreemi. Heleri Pärn küsib, mida arvad veganlusest? Ma ei saa aru, mis vahe on see vegan ja taimetoit. Ma ei arva või ma ei viitsi nagu väga mõelda. Ma söön seda, mida ma söön ja kui ma ei söö midagi, siis ma nagu lihtsalt ei söö seda. See ei ole minu jaoks oluline. Kas sa oled nõus proovima 30 päeva olla ainult taimsel toidul ning teha sellest videopäevik? Aga ma olen teinud taimetoitlust rohkem kui 30 päeva. Ma olen teinud rohkem kui 30 päeva niimoodi, et ma olen ilma loomse toiduta, ilma nisuta ja ilma suhkruta. Vapa, see oli kogemus. Kuidagi ma jooksin nagu hirv. Nagu mul oli nii palju energiat, et see oli kogemus, tõeline kogemus. Just, et minu jaoks on nagu nisu tegelikult halb. Mul tuleb praegu meelde, et ma sõin enne seda lehtainast. Kui suhkru ja nisu ära võtta, see on minu jaoks see. Ja üldse selle mingi loomavärgiga või et me sööme ja mingid väga hullud pildid ja videod. Ma nagu muidugi, loomulikult see on ju vägivald on ja see on nagu selline energia, millele ei tohiks nagu voli anda või see tapmisenergia või ma ei oska nagu öelda, see on nagu minu mingi siuke
hoiak sellele loomtoidu valmistamisele siis või loomast toidu valmistamisele. Ma hoolin loomadest. Ma võib-olla olen nagu tuim või kuidagi, ma mõtlen teistsugustele asjadele, ma mõtlen, et lihtsalt minu jaoks, kui ma nagu tunnen seda, et ma ei ole mitte mingit kasu nagu eraldi nagu loomade peale mõelda, et pigem minu seisukoht on selline, et see, et üldse loomadega halvasti käitutakse, on hoopis seal veel enne seda, et sinnani looma söömiseni jõuda on veel nagu mida tegeleda ja hoopis kasulikum on tegeleda nende algpõhjustega, mitte nende tagajärgedega, milleks on looma söömine. Minu arvates on sügavamaid probleeme mille laheneksid ka need pudipadi probleemid, mis on nagu loomasöömine minu arvates. Mul aga väga lahe, mul oli siin ju täiesti küsimusi ja need said nüüd natukene nagu vastuseid. Aga ma pean vett jooma nagu räigelt, sest et ükskord ma olen seda lehtainast varemgi söönud ja ütleme nii, et kui sa sööd 2 seda lehti ära, siis sa ei saa õhtuti väga hästi magada, nii et kaanime vett. Ole tubli, ära pabista, stay fab nagu. Tšau kakao.